Kui sa kuulad Vene propagandat, siis kuuled sa Ukraina sõjast, mis kulgeb täpselt plaani järgi. Kreml ütleb sulle, et Vene sõdurid laastavad Ukrainat. Donbassi piirkond on langemise äärel ja iga droon, mille Ukraina Venemaa suunas saadab, hävitatakse maailmatasemel õhutõrjesüsteemi poolt. See on vaid aja küsimus, millal Ukraina langeb. See on olnud vaid aja küsimus juba 4,5 aastat. Ja kui uurida sügavamalt lugusid, mida Kreml räägib, avaneb hoopis teistsugune tegelikkus. Venemaa võidab, jah. Ta on loonud täiuslikud sõdurid ja need saavutavad suuri võite. Aga on ainult üks probleem. Mitte midagi sellest ei eksisteeri. Venemaa ainus võitev armee on võlts. Putin valetab teile ja oma rahvale ning kasutab selleks tehisintellekti. Kui oled viimasel ajal sõjalist sisu doomscrollinud, oled võib-olla näinud mõningaid huvitavaid videoid. Levinud on klipid intervjuudest sõjaväelastega, kes väidavad end olevat Poola armee liikmed, kus need sõdurid kritiseerivad Ukrainat. Väidetakse, et Poolasse põgenenud Ukraina põgenike seas on kuritegevuse tase kõrge. Sõdurid ründasid ka Poola valitsust, Saksamaad ja Euroopa Liitu ehk EL-i, väites, et Poola on teel Ukraina, EL-i ja ausalt öeldes kõige selle hülgamise poole, mille osaks riik on pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist võidelnud saada. Aga mitte miski sellest pole päris. Uudis tuli välja 21. juulil. Kuna Venemaa armee ei suuda Ukrainas märkimisväärselt edasi tungida, Venemaa on pöördunud otseste valede poole, püüdes meeleheitlikult tekitada Ukrainas lahkhelisid ja rahulolematust. Venemaa ei kasuta nende valede levitamiseks võltsitud versioone omaenda sõduritest. Need sõdurid on liiga hõivatud Ukrainas suremisega. Selle asemel on Venemaa loonud tehisintellekti süvavõltsingud Poola sõduritest, mida seejärel manipuleeritakse nii, et need kritiseerivad Ukrainat ja selle armeed. Ukraina desinformatsiooni vastase keskuse raport paljastas Venemaa võltsingud, näidates, kui kaugele Venemaa on valmis minema oma meeleheitlikes katsetes propagandasõda võita. Keskus ütleb, et analüüs on näidanud, et kõik need sõdurid on täielikult tehisintellekti poolt loodud tegelased. Samuti tasub märkida, et visuaalne stiil ja sisu edastamise viisid on identsed nendega, mida kasutavad Vene tehisintellekti botifarmid. Klipid, mis kõik kujutavad Poola sõjaväevormis mehi, on levinud mitmel sotsiaalmeedia platvormil, sealhulgas YouTube'is, Facebook'is, Instagramis ja TikTok'is. Siiski näitab videote hoolikas uurimine mitmeid manipuleerimise märke, sealhulgas seda, et mitme inimese näod on palju siledamad, kui nad peaksid olema. Teised märgid tulenevad videotes kasutatud sõnadest. Poola NASK riikliku uurimisinstituudi teadlased on samuti neid videoid uurinud ning nad ütlevad, et mõningad kasutatud väljendid viitavad poola keele kohmakale sõnastusele, mis viitab sellele, et need on tõlgitud algsest vene keelest, milles avaldused kirjutati. Samuti on sinna lisatud juhuslikke kirillitsa tähti. Siis on veel vormiriided. Kuigi on suhteliselt lihtne leida pilte Poola sõduritest nende vormiriietes, tundub, et Venemaa ei viitsinudki vaeva näha. Klipides nähtavad vormiriided tunduvad olevat pigem Vene ja Valgevene sõjaväevormide segu kui Poola omad. Venemaa loodab sellele, et inimesed ei pööra tähelepanu või lihtsalt ei tea piisavalt, et märke märgata. Ja see töötab. Ainuüksi üks YouTube'i kanal on postitanud umbes 50 sellist klippi, millest kõige edukam on kogunud 300 000 vaatamist. Teatab Poola raadio. Teised videod, sealhulgas üks, mis loodi juba oktoobris ja väitis, et näitab Poola sõdureid kutsumas üles hõivama Ukraina linna Lvivi, on juba kergesti ümber lükatud, kuna videol on selgelt näha tehisintellekti mudeli Vio vesimärk. See on räpane tegu Venemaa poolt. Salakaval. Aga see pole ka üllatav. Kremli teab, et ta ei saa tegelikult väita, et Vene armee läheb Ukrainas hästi. See proovid küll, aga tegelikkus on kõigile koha peal selgelt näha. Nii et Venemaa on loonud võltsarmee täidetud olematute Poola sõduritega, et koguda propagandapunkte Ukraina vastu ja püüda veenda maailma, et oluline liitlane on selja pööranud. Miks Poola sõdurid? Kuigi Ukraina ja Poola on endiselt liitlased, on nende kahe riigi vahel pingeid, mida Venemaa on ära kasutanud. 2026 aasta alguses hakkas Poola ja Ukraina vahel tekkima lõhe. Poola president Karol Nawrocki võttis isegi Ukraina presidendilt Volodymyr Zelenskilt ära Valge Kotka ordeni, mis on Poola kõrgeim riiklik autasu. See juhtus selle tõttu, et Zelenski kiitis heaks ühe Ukraina sõjaväeüksuse nimetamise UPAks, mis tähistab Ukraina ülestõusu armee kangelasi. Paljud Poolas solvanguna. UPA nime ümber on ajaloolisi pingeid, sest selle nimega rühm osales 100 000 poolaka tapmises Volönias, Ida-Galiitsias teise maailmasõja ajal. Poola klassifitseerib seda genotsiidina ning Ukraina üksuse nimetamine selle rühma järgi läks ühe Ukraina kindlaima toetaja jaoks liiga kaugele. Venemaa on kasutanud võimalust, et lasta oma tehisintellektil loodud Poola sõduritel seda mainida paljudes sotsiaalmeediasse ilmunud klippides.
vaatamata ilmsele konfliktile on Poola ja Ukraina endiselt liitlased. 25. juunil teatas BBC, et Poola peaminister Donald Tusk kutsus üles tõe ja vastastikuse lugupidamise poole Ukraina taastamiskonverentsil Gdanskis. Kuid pingemärke on endiselt näha. Zelenski jättis seekordse ürituse vahele ja saatis selle asemel peaminister Julius Svirdenko. Siiski on Zelenski öelnud, et Ukraina jääb avatuks kõigile sisukatele koostöövormidele Poolaga, selleks et püüda vältida meie ühise mineviku raskete ja valulike peatükkide vastuolulisi tõlgendusi. Lisades, et ta on tänulik Poola rahvale nende toetuse ja koostöö eest. Venemaa propagandistid olid nagu ööliblikad tuleleegi ümber, kui nad seda kõike pealt nägid. Ja sellest ajast peale on nad üle ujutanud interneti, püüdes tekitada veelgi rohkem lõhesid. Kremli arvates on see muidugi väga kaval käik. Isegi nii ilmselgelt võltsitud videod võivad avaldada mõju, sest paljud ei kahta üldse selles, kas see, mida nad vaatavad, on päris või mitte. Teised lihtsalt ei suuda vahet teha. TechRadar avalikustas selle 2026 aasta jaanuaris ilmunud artiklis, kus kajastati tehisintellekti videofirma Runway poolt läbi viidud uuringut. Küsitledes 1000 osalejat avastas Runway, et vabatahtlikud suutsid õigesti tuvastada, kas video oli päris või tehisintellekti loodud. Vaid 57,1% juhtudest. See on vaevu parem kui mündi viskamine. Ja see näitab, kui hõlpsasti pääseb Venemaa läbi nende inimeste mõtetega manipuleerides, kes vaatavad sotsiaalmeedias selliseid klippe võib-olla ainult poole tähelepanuga. Kremli jaoks ei ole vaja, et inimesed neid videoid vaataksid. See tahab, et nad kuulaksid neid võltsitud sõnumeid. Tegelikult vajab Venemaa, et nad kuulaksid, sest ta teab, et Ukraina sündmuste tegelikkuse paljastamine oleks katastroof. Venemaa uus võltsarmee saab vaatamisi ja mõjutab arvamusi. Aga Venemaa päris armee kukub rängalt läbi. Donetskis on seisak ja mujal kaotatakse territooriumi. Venemaa sõdurid surevad massiliselt. Venemaa kaotab iga päev 1000 kuni 1500 sõdurit. Ja need arvud kasvavad pidevalt. Juunis kaotas Venemaa 39 490 sõdurit. Ja Al Jazeera andmetel Venemaal on raskusi nende kaotuste korvamisega, kuna ta värbab igakuiselt 24 000 kuni 30 000 lepingulist sõdurit. See on tegelikkus, mida Venemaa ei taha, et sa näeksid. Armee, mis Ukrainas läbi kukub ja surm kujuteldamatutes mastaapides. Nii loob Venemaa võltsitud Poola sõdureid, kes kannavad hübriidseid Vene ja Valgevene vorme, et laimata Ukrainat, Poolat ja EL-i, kasutades keelt, mis on selgelt tõlgitud vene keelest. Ja võltsimine läheb veel hullemaks. See, mida me siin näeme, ei ole sugugi üksikjuhtum. See on osa palju suuremast desinformatsioonikampaaniast, millele Venemaa on aastaid tuginenud, et varjata tegelikkust Ukrainas. Samuti ei ole ainult poolakad need, keda süvavõltsitakse. Ukraina sõdurid on kogenud sama kohtlemist. Just sellist asja me siin sõjasaates käsitlemegi. Me anname teile ülevaate Venemaa sissetungi tegelikkusest. Kui sulle meeldib see, mida näed ja tahad rohkem näha, siis on tellimis- ja teavitamisnupud vaid ühe kliki kaugusel. Lisaks võltsitud Poola sõduritele loob Venemaa ka videoid, kus tehisintellekti abil loodud Ukraina sõdurite suust tuleb mõttetut juttu. Euromaidan Press teatas sellest nähtusest 4. juulil, märkides, et Venemaa ujutab sotsiaalmeediat üle võltsitud Ukraina sõdurite ja autoriteetsete isikute, sealhulgas rabide videotega, mida kasutatakse valeinfo levitamiseks kogu Ukrainas. Nendel võltsvideotel on erinevad sõnumid võrreldes varem arutatutega. Need on loodud selleks, et pöörata Ukraina rahvas oma juhtkonna vastu. Need inimesed saadetakse sõtta surema, väidavad tehisintellekti poolt loodud sõdurid. Ja samuti, et poliitikud saavad end rikastada, ostes villasid ja muid kalleid esemeid. Üks neist videodest sai umbes 900 000 vaatamist, teatab väljaanne, ja need tekitavad Ukrainale tõsise probleemi. Tehisintellekti poolt loodud video võib sotsiaalmeedias viraalseks minna ja levida kulutulena vaid mõne minutiga. Faktikontrolli videod on reaktiivsed. Sageli kulub nende interneti jõudmiseks mitu tundi ja need ei köida nii palju tähelepanu, sest need ei ole nii provokatiivsed. Me elame desinformatsiooni ajastul ja Venemaale see väga meeldib. See on seda juba aastaid nautinud. Need videod on vaid väikesed osad tervetest botivõrkudest sotsiaalmeediakontodel, mis on aastaid levitanud võltsvideoid. Näiteks 2024 aasta augustis viis Ukraina meediaväljaanne Teksti läbi uurimise TikToki võrgustiku kohta, mis sisaldas 2000 kontot, millest kõik olid võltsitud. Kõik jagasid mobilisatsioonivastaseid hashtagi. Samuti on dokumenteeritud tehisintellekti poolt loodud videoid, kus Ukraina sõdurid väidetavalt alistuvad Vene vägedele sellistes kohtades nagu Pokrovsk. Kõik on loodud selleks, et veenda Ukraina rahvast, et nende riik kaotab sõja Venemaa vastu. Mis on 2026 aastal muutunud on nende videote olemus. Varem on Venemaa kasutanud tehisintellektiga loodud sisu, et levitada võltsvideoid, milles esinevad tehisintellekti loodud inimesed, kellel puudub tegelik autoriteet. See ei ole see, mida me näeme.
2026 aastal, kas siis tänu tehisintellekti arengule või sellele, et Venemaa on saanud parema kontrolli kasutatava tehnoloogia üle. See uus videolaine keskendub väidetavatele autoriteetidele. Sõdurid, sõjaväejuhid ja teised, kes väidavad end olevat usulised või poliitilised tegelased, edastavad nüüd sõnumeid, mida Venemaa soovib levitada. Jällegi, mitte miski sellest pole päris. See ei loe. Kui võltsvideo levib kulutulena, kahju parandamine võtab päevi aega, eeldades, et vaatajad üldse viitsivad nähtu kohta rohkem uurida. Molfari luureinstituut on koostanud nimekirja asjadest, millele tähelepanu pöörata, kui sa pole kindel, kas vaatad tehisintellekti loodud sisu või mitte. Visuaalsed vead, nagu nägudel esinev kõhedust tekitav efekt, mis on põhjustatud ebaregulaarsest pilgutamisest, mikroilmete puudumine, mis on selgelt nähtav võltsitud Poola sõduri videotes, ja helisünkroonist väljas olemine on kõik vihjed. Samuti on allika anonüümsus ja sama video ilmumine äkitselt kümnetes kontodes mõne minuti jooksul. Kontrollige ka kontosid, ütleb instituut. Kui need on uued või sisaldavad ainult samat tüüpi videoid, on see üsna hea märk sellest, et tegu on botivõrgustikuga. Sajad või tuhanded meeldimised, sageli koos üldiste kommentaaridega, esimeste minutite ja tundide jooksul pärast video avaldamist, võivad samuti olla vihjed. Venemaa loodab, et enamik ei järgi neid samme. Seetõttu tegelebki Venemaa sellise võltsimisega. Mis siin silma paistab, on üha ilmsemad erinevused selles, kuidas Venemaa kasutab tehisintellekti, võrreldes sellega, kuidas Ukraina tehisintellekti kasutab. Venemaa loob tehisintellekti loodud võltsitud inimarmeesid, kes levitavad sotsiaalmeedias valeinfot. Venemaa jaoks on kõik seotud desinformatsiooniga. Sest Venemaa teab, et ta ei suuda Ukrainaga konkureerida, kui asi puudutab tehisintellekti reaalseid sõjalisi rakendusi sõja võitmiseks. Ukraina on Venemaast kaugel ees, kui asi puudutab tehisintellekti kasutamist rünnakute läbiviimisel. Me näeme seda keskse löögikampaania puhul, mida Ukraina on kasutanud Venemaa tagala hävitamiseks suure osa 2026. aastast. See kampaania kasutab tehisintellektiga droone, mis suudavad iseseisvalt tuvastada ja rünnata sihtmärke rindetaguses piirkonnas. Üks silmapaistvamaid on Horneti droon, mille tegevusraadius on 300 kilomeetrit ja mis kasutab sihtmärkide poole liikumiseks tehisintellekti, mis teeb selle elektroonilise sõjapidamise vastumeetmetega peatamise erakordselt raskeks. Oleme näinud, et Ukraina kasutab tehisintellektiga muudel huvitavatel viisidel. 23. juulil United 24 Media teatas Mergecast. See on tehisintellektiga rikastatud lahinguvälja planeerimise süsteem, mis on loodud selleks, et vähendada oluliste lahinguvälja otsuste tegemiseks kuluvat aega. Selle süsteemiga saab Ukraina vähendada selliste otsuste tegemiseks kuluvat aega kuni 12 tunnilt vaid mõne minutini. Kõik tänu sellele, et tehisintellekt suudab analüüsida ja koostada aruandeid kümnete dokumentide põhjal vaid sekunditega. Varem oleksid inimkomandöörid vajanud nende dokumentide läbitöötamiseks tunde. Sõjas, mis on sama kiiresti arenev nagu Ukrainas peetav sõda, see viivitus võib olla erinevus edukalt Vene sihtmärgi ründamise ja selle kaotamise vahel, sest sihtmärk on juba varjunud. Siin tuleb esile väga huvitav kontrast. Ukraina kasutab tehisintellekti, et saavutada lahinguväljal tulemusi, samal ajal kui Venemaa kasutab seda võltssõdurite ja videote loomiseks, mille eesmärk on petta nende inimeste meeli, kes ei pööra nii palju tähelepanu kui peaksid. Võltsingud ei piirdu ainult tehisintellekti loodud videotega. Nähes, kui hästi Ukraina lahinguväljal hakkama saab, on Venemaa hakanud ühiselt valetama selle kohta, mis tegelikult kohapeal toimub. Venemaa sissetungi käsitlevas 22. juuli hinnangus teatas Sõjauuringute Instituut ehk ISV, et Venemaa esitab jätkuvalt maksimalistlikke rahunõudmisi, sealhulgas Donbassi loovutamist. Venemaa toetab neid väiteid teadetega vallutatud territooriumitest, mida saab parimal juhul kirjeldada kui liialdatud. Halvimal juhul on need lausvaled. Venemaa kaitseministeerium võimendas 22. juulil üht Vene propaganda Telegrami kanalit, väites, et Vene väed hõivasid 2026 aasta esimese 6 kuu jooksul 2226 ruutkilomeetrit territooriumi. ISW on täheldanud tõendeid selle hindamiseks. Vene väed on seni 2026 aastal hõivanud netokokku vaid 81,1 ruutkilomeetrit territooriumi, osaliselt tänu märkimisväärsele Ukraina 2026 aasta kevad-suve vastupealetungile ja on seni 2026 aastal hõivanud või tunginud 626,85 ruutkilomeetri suurusel alale. ISW. Üle 2100 ruutkilomeetri väidetava territooriumi, mis ei ole Vene käes, on üsna suur liialdus. Ja see on väide, millele Venemaa on veelgi rohkem rõhku pannud, väites, et nende väed on vallutanud kindlusvööndiga linna Konstantinivka. Need väited hakkasid levima juuli alguses ja Ukraina kindralstaap lükkas need kohe ümber. Ukraina hoiab endiselt oma positsioone linnas, kinnitab kindralstaap. CNN sõnul tõestavad seda väidet valeks ka sõltumatud kaardistusallikad ja Ukraina sõdurite videokinnitused. Tundub, et Venemaa tegelikult saadab linna infiltraatoreid, laseb neil videote jaoks lippe lehvitada ja siis tagasi oma peidukohtadesse joosta, kus nad ootavad, et Ukraina droonid nad kohe avastaksid. See on kõik vale ja propaganda.
täpselt nagu need tehisintellekti videod. aga see ongi Vene moodi. Valed on Venemaa tõeline massihävitusrelv ja neid on niimoodi kasutatud juba aastakümneid. Kogu selle asja iroonia on see, et Putin ise võib olla nende valede ohver, samamoodi nagu kõik teisedki. Venemaa juhil on pikk ajalugu tõe moonutamises. Võib-olla nüüd juba selleni, et ta ei suuda enam näha isegi selle vale versiooni tegelikkust, mille ta endale loonud on. See on mees, kes nimetab ligi 5 aastat kestnud sõda endiselt sõjaliseks erioperatsiooniks. Ta kordab oma lipitsevate kindralite sõnu, kui need ütlevad talle, et Venemaa saavutab tohutuid edusamme ja ta ei küsi isegi, miks Donetsk pole nende edusammude juures veel langenud. Putin langeb pidevalt omaenda propagandalõksu. Ta tegi seda, kui ta tungis Ukrainasse. Need, keda ta palkab enda eest muinasjutte rääkima, ütlesid, et Ukraina on nõrk ja hõlpsasti vallutatav. Putin arvas, et Venemaa kõikvõimas sõjavägi vajab võiduks vaid mõnda päeva. Oleme näinud, kuidas see tegelikult välja kukkus. Putin võib häbitult ja pidevalt valetada. Aga see on viinud selleni, et ta on loonud enda ümber maailma, kus tõde on võimatu kindlaks teha. Täna on Putin mees, kes näib tahtvat end ümbritseda ainult oma illusioonidega. Mais teatas Forbes, et Putin veedab enamiku oma ajast maa-aluste punkrite vahel liikudes. Teda ümbritsevad turvatöötajad, kellel on ranged korraldused kontrollida kõike ja kõiki, kes tema lähedale satuvad. Ta ei tunne tegelikkust. ta pole seda väga pikka aega näinud. Kogu selle asja juures on naljakas iroonia see, et Putin ise langeks tõenäoliselt lõksu ja arvaks, et tehisintellekti loodud, võltsitud poolakakate ja ukrainlaste videod on päris, kui ta neid vaataks. Me ei saa isegi kindlalt teada, kas Putin andis nende videote loomise käsu. Võib-olla pole tal aimugi, et need üldse olemas on. Aga tulles tagasi nende videote juurde, siis need on muidugi tõendiks, et Venemaa jätkab valetamisega. aga need on ka meeleheite märgid. Venemaa üritab luua omaenda illusioonide maailma, et juhtida tähelepanu kõrvale oma vägede masendavalt kehvalt esinemiselt Ukrainas. Venemaa vajab, et inimesed selle sõnumi alla neelaksid, sest tegelikkusele tähelepanu pööramine paljastab valed hetkega. Ära lase end sellest petta. Venemaad juhib mees, kes ümbritseb end pugejatega ja eemaldab end teadlikult tegelikkusest. See, mida me praegu sotsiaalmeedias levimas näeme, on lihtsalt järjekordne näide. Venemaa ei suuda Ukrainas oma pärisarmeega võita. Saad võidud, mida ta praegu saavutab, on robotite ja olematute võltssõdurite armeega. Kuidas sulle selline annus reaalsus tundub, Venemaa? Oled kaotamas Krimmi tänu Ukraina geniaalsele isoleerimiskampaaniale, mis näitab, kui tõhus võib tehisintellekt olla, kui seda kasutatakse võitlemiseks, mitte võltsvideote tegemiseks. See, mis kunagi oli Putini suurim geopoliitiline võit, on nüüdseks muutunud kogu Venemaa koormaks. Ja saate teada, kuidas Ukraina seda tegi, vaadates meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis meil on sõjasaates tulemas veel palju muudki. Vajutage telli ja pange märguandekell tööle, et olla esimeste seas, kes näevad meie värskemat analüüsi Ukraina sõjast. ja aitäh vaatamast!